Iraan kulutas miljardeid dollareid maa-aluste linnade ehitamiseks, et rakette ladustada. Ja need punkripommid, mida sa oma ekraanil näed, need miljardid dollarid põlevad nüüd lihtsalt ära. Sellepärast hoiatabki Iraani president tegelikult majandusliku kokkuvarisemise eest. Sõja ajal teab see režiim, et nad võitlevad oma ellujäämise nimel. See tähendab ainult üht asja. Olukord on hullem, kui keegi oskab ette kujutada. Võib-olla oleksid nad pidanud selle raha kuhugi mujale kulutama, aga nad ei teinud seda. Ja nüüd seisab režiim silmitsi ühe suurima probleemiga, millega ta kunagi on kokku puutunud. Siin on raport. See tuleb otse Iraani presidendilt, kes tegelikult hoiatab majandusliku kokkuvarisemise eest IRGC komandöre, kes seda sõda juhivad. Olukord muutub nii tõsiseks, et see tekitab pingeid režiimi presidendi ja IRGC juhi vahel, kes sisuliselt tagab, et Iraan saaks tagasi pöörduda. President ütleb, et IRGC lähenemine ei toimi. Ta on vastu sellele, et Iraan ründaks teisi Pärsia lahe riike ja ta on vastu sellele, et Iraan seda sõda eskaleeriks. Nüüd võib-olla mäletate midagi. Vaid nädal pärast selle sõja algust, 7. märtsil, vabandas president ise tegelikult Pärsia lahe riikide ees kõigi nende rünnakute pärast, mida Iraan korraldas. Ma pean enda nimel vabandama meie naaberriikide ees, keda Iraan on rünnanud. Meile osaks saanud jõhkra rünnaku tõttu kaotasime oma kõrgeima juhi, kaasmaalased ja lähedased inimesed. Meie relvajõud viisid vajalikke operatsioone läbi ka siis, kui nende komandörid olid lahkunud ning kaitsesid meie riiki jõuliselt. Me ei kavatse rünnata naaberriike ja nagu ma olen varem öelnud, nad on meie vennad. Me peame olema rahus käsikäes oma vendadega. Ja ajutine nõukogu kiitis eile otsuse heaks. See otsus edastati meie vägedele, et nad ei tohiks enam rünnata naaberriike, välja arvatud juhul, kui Iraani vastu korraldatakse rünnak nende territooriumilt. Nüüd mõistame paremini, miks president seda tegi. Ta teadis, mis Iraani majandust ees ootab ja püüdis sellele ette jõuda. Kuid Iraani revolutsiooniline kaardivägi reageeris tema vabandusele kiiresti. Nad sundisid teda tegelikult avaldust tagasi võtma. Ja siis tuli Ali Ralazani välja oma sõnumiga, öeldes sisuliselt, et Iraan ei kahetse midagi. Režiim võitleb oma elu eest ja lööb kõike, mis talle ette jääb. Nagu te teate, liigub see sõda väga kiiresti. Nii et paljud meist, kaasa arvatud mina ise, ei mõelnud eriti sellele, miks Iraani president vabandas ja miks ta sunniti nii kiiresti oma sõnu tagasi võtma. Sest nii palju asju toimus korraga. Meil polnud aega selle üle rohkem mõelda. Nüüd me teame, et probleemid läksid päev-päevalt aina hullemaks. Ja just sellepärast ta püüdiski leida viisi, kuidas seda sõda maha rahustada ja kaitsta Iraani majandust kokkuvarisemise eest. Kui me lihtsalt vaatame numbreid, siis saan aru, miks Iraanil on nii suured raskused. Kahjuks on viimased andmed Iraani majanduse kohta pärit aastast 2024. See ei ole küll kõige värskem, kuid see on kõige värskem, mis meil saadaval on. Tol ajal moodustasid nafta eksport umbes 25% Iraani SKP-st. See nafta ei liigu enam, sest Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpuse blokaad on peal. Lisaks oli veel umbes 5% Iraani majandusest, mis sõltus samuti ekspordist. See võis olla kaup, teras või mis iganes muu. Ma ei leia täpseid andmeid, aga me teame, et 5% oli samuti eksport, mis on nüüdseks kadunud. Sest mitte ainult naftatankerid ei liigu läbi Hormuzi väina. Isegi konteinerlaevad ei lähe sisse ega välja. Ja see tähendab, et majandusel puudub nüüd see tulu, millele ta lootis. Ja need andmed on taas 2024 aastast. Me teame, et 2025 aastal läks olukord veelgi hullemaks. Inflatsioon oli eelmisel aastal 40%, majanduskasv oli 0 ja noorte tööhõive oli isegi halvem kui Hiinas. Just sellepärast toimusidki 2025 aasta detsembris protestid. Majandus oli raskustes ja režiim keskendus miljardite kulutamisele raketilinnade ehitamiseks. Nüüd, 2024 aastal juhtus veel midagi, millest me eriti ei rääkinud. Ja see oli see, et see mees, president Peskazan, valiti aasta keskel. Enamik probleeme, millega Iraan praegu silmitsi seisab, olid asjad, mille ta päris, kui tema presidendiks valiti. Ja sellepärast oligi tema valimiskampaania platvormiks valitsuse raiskamise vähendamine. Ehk siis võib-olla aeglustada nende maa-aluste sõjalinnade ehitamist, mis maksavad nii palju. Ja tema teine platvorm oli põhimõtteliselt suhete normaliseerimine läänega. Ta tahtis leida viisi, kuidas saada Iraani majandusele sanktsioonidest leevendust ja loodetavasti suurendada SKP kasvu, et inimeste elu paraneks. See plaan kõnetas iraanlasi ja seepärast ta valitigi. Aga nagu te teate, Iraanis demokraatia vaid näiline. Sellepärast neil valimised ongi. Aga tegelikkuses on peamine võim diktaatori, kõrgeima juhi käes. Nii et arvake ära. Kuigi Iraani rahvas valis selle mehe, ei lubanud kõrgeim juht tal oma kõige tähtsamat poliitikat ellu viia. Khamenei ei usaldanud läänt.
nii et normaliseerimine oli lihtsalt välistatud. See tähendab, et Iraani majandus ei saanud sanktsioonidest vabastust ega majanduslikku tõusu. Ja siis majandus kukkus detsembris kokku ning miljonid inimesed olid tänavatel. Sel ajal süüdistas Iraani president tegelikult valitsust, mis tähendab, et ta süüdistas iseennast ja enda ümber olevaid inimesi selles, miks majandus nii kehvas seisus on. Ja ta ütles, et valitsus peab paremini tööd tegema, et teenida rahvast, keda ta peaks teenima. Nüüd me kõik teame, mis edasi juhtus. Iraani režiim kartis liiga palju võimu kaotada. Seetõttu korraldas ta veresauna, tappes 10 000 Iraani meeleavaldajaid lihtsalt selleks, et olla kindel, et nad ei kaota oma võimu. See juhtus alles jaanuaris, kuid sellest ajast alates on olukord veelgi halvemaks läinud. Alates sõda umbes 6 aega tagasi algas, on toiduhinnad Iraanis viimase 30 päeva jooksul tõusnud umbes 50%. Tegelikult tõusevad mõnede põhitoiduainete hinnad iga tunni tagant. See on ennekuulmatu tempo. Muidugi mängib sõda sellest kõigest suurt rolli, aga Iraani režiim ei aita olukorrale kuidagi kaasa. Nad on interneti sulgenud, üle 90 miljoni iraanlase ei pääse internetti, sest Iraani režiim peab seda turvariskiks. Ja ilma internetita ei saa ettevõtted tegutseda, isegi siis, kui nad tahaksid. Tehased ei saa tellida vajalikke asju, mistõttu seisavad nad silmitsi tooraine puudusega. Kui neil õnnestubki midagi tellida, ei saa nad seda kiiresti kätte, sest ettevõttel, kes peaks selle neile andma, pole samuti internetti. Ja ettevõttel, kes peaks toote kohale toimetama, pole samuti internetti. Ja loomulikult mõjutab interneti katkestus ka teisi inimeste eluvaldkondi. Uudisteagentuur AP intervjueeris just 10 iraanlast, et teada saada, kuidas nad toime tulevad kõige sellega, mis toimub sõja ja interneti katkestuse ajal. Ja üks arst ütles, et tal on ilma internetita nii palju tegemata tööd, et ta ei suuda oma patsiente korralikult ravida. Ja sellisel ajal on patsientide arv veelgi rohkem kasvanud kui tavaliselt. Ta ei saa inimestele vajalikke retsepte välja kirjutada. Ta ei saa nende terviseajalugu kontrollida, nii et ta ei saa teada, milliseid ravimeid nad võtsid ja millistes annustes nad neid võtsid. Ja see kõik tekitab veelgi rohkem kaost ajal, mil arstid ja spetsialistid ei saa endale kaost lubada. Ja loomulikult ei saa inimesed ilma internetita midagi veebist tellida. Nii et ettevõtted, mis tegutsevad peamiselt või isegi osaliselt internetis kannatavad, nad ei saa ühtegi tellimust. Aga lisaks sellele ei saa inimesed kasutada oma digitaalseid makserakendusi ega krediitkaarte. Seega kasutavad nad üha rohkem sularaha. Aga kuna inflatsioon on nii kõrge, näiteks toidu puhul 50% ainult eelmisel kuul, siis kaotab sularaha väga kiiresti oma väärtust. Loomulikult see kõik juba toimus. See oli midagi, mis toimus juba enne sõda, kuid sõja ajal on olukord veelgi halvemaks läinud. Ja sellepärast lasi Iraan juba enne sõda ringlusse 5 miljoni reaali suuruse rahatähe. Nii saavad inimesed seda kasutada, et osta kõike, mida neil vaja on. 5 miljonit reaali ühel ainsal rahatähel. Arva ära, mis edasi juhtus. Alles 2 päeva tagasi pidid nad selle rahatähe väärtust või nimiväärtust suurendama. Nüüd on nad inflatsiooni ohjeldamiseks, mis kogu riigis aina kasvab, välja andnud 10 miljoni reaali suuruse rahatähe. Sellest oleme tegelikult ka meie kanalil rääkinud. Vaata meie kajastust. Iraan trükib raha nagu homset polekski, sest paljude inimeste jaoks paistab homne päev väga ebakindel. Kuna raketid tabavad panku ja riigi õhuruum on suletud, kardavad iraanlased, et nende krediitkaardid ja telefoniäpid võivad igal hetkel lakata töötamast. Ja see hirm põhjustab massilise tungi sularaha järele, mida on vähe saada. Valitsuse vastus sellele paanikale on nende seni kõige julgem samm. Täiesti uus 10 miljoni reaali pangatäht, suurim, mida nad kunagi trükkinud on. See erkroosa rahatäht on väärt vaid umbes $7. Kui need rahatähed tänavatele jõudsid, ulatusid järjekorrad pankades kvartalite pikkuseks. Mõned inimesed ootavad järjekorras tunde, et lõpuks lahkuda vaid 30 miljoni reaaliga. See pole palju, aga aitab neil mõne päeva vastu pidada, kui masinad enam ei tööta. Iraanlastel on põhjust muretsemiseks. Kaose tõttu muutuvad impordikaubad järjest kallimaks. Toiduhinnad on rohkem kui kahekordistunud ja inflatsioon on 47%. Inimesed mäletavad, kui kiiresti süsteem eelmine kord kokku kukkus, nii et nad ei võta riske. Isegi rahatähe kujundus räägib raskustes majandusest. Keskpank trükkis viimased 4 nulli väga heledalt ja pani 1000 eriti silma paistma. Vaikne vihje, et nad plaanivad need nullid valuutalt lõplikult eemaldada. Oletame nüüd, et majanduskrahh on tulemas, siis Iraanil on tegelikult väga lihtne lahendus, kuidas olukorda parandada nii majanduse kui ka tavaliste iraanlaste jaoks. Ja see on lihtsalt Hormuzi väina avamine. Nagu me varsti räägime, tekitab see muid probleeme sõjaväele. Kuid hoolimata sellest tundub, et Iraan avab väina tegelikult aeglaselt. Enne kui ma selle raporti juurde lähen, väike meeldetuletus. Vajutage allpool olevaid meeldib ja tellimisnuppe. See aitab meid tõesti algoritmis. Aga nüüd, vaadake seda.
2 päeva tagasi andis Pakistani välisminister avaliku avalduse, öeldes, et Iraan on nõustunud lubama 20 Pakistani lipu all sõitvat laeva Hormuzi väinast välja. Praegu on veel palju detaile, mida me ei tea. Näiteks, kelle kaup on sellel laeval ja kes saab tasu nende laevade eest, mis välja lähevad. Aga tuleb eeldada, et Iraan saab midagi vastu ja just sellepärast nad nõustusid need laevad välja laskma. Seda võid mitmeti tõlgendada. See võib olla sellepärast, et majandus vajab seda hädasti ja seepärast Iraani revolutsiooniline kaardivägi lõdvendab blokaadi veidi. Või võib see olla nii, nagu president Trump väitis. Iraan andis need alused Ameerika Ühendriikidele kingituseks. Ma ei ole päris kindel, kui tõsi see on, aga saame sellele lähiajal teada, kui näeme, kuhu need alused tegelikult lähevad. Kui need jõuavad Ameerika Ühendriikidesse, siis võib-olla on selles kingituse idees midagi tõtt. Aga praegu on tõenäolisem see, et Iraan laseb aeglaselt mõned laevad ja tankerid välja ja sisse liikuda, et raha hakkaks majandusse voolama. Tegelikult saime just eile teate 2 Hiina laevast, kellel lubati Hormuzi väinast läbi minna. Kuna need on Hiina laevad, on väga lihtne eeldada või on väga tõenäoline, et need suunduvad Hiinasse ja tõenäoliselt veavad Iraani kaupu või isegi Iraani naftat. See on tegelikult väga tugev tõend selle kohta, et Iraani majandus vajab seda hädasti. Ja just sellepärast lasevadki nad laevadel ja tankeritel sisse ja välja sõita. Nüüd, mul on midagi, mis pole veel täielikult kinnitatud, nii et ma tahan teile kohe ette hoiatada. Kuid ilmselt lubati ühel välisajakirjanikul Iraani siseneda. Ja nii palju, kui mina aru saan, viis Iraani sõjavägi ta tegelikult läbi Hormuzi väina, et ta saaks sealt veeteelt raporteerida. Ja ta väidab, et nägi 90 tankerlaeva Iraanis sisse ja välja sõitmas. Kuulake ise. Nüüd suundume tagasi kaldale. Tegelikult anti meile siin rohkem aega, kui olime oodanud. Meile öeldi 20 minutit, aga oleme siin olnud umbes tunni. Õnneks oleme päris palju näinud. Vähemalt nii palju, kui sellel laeval võimalik on. Ma tegin siin kiire ja umbkaudse loenduse naftatankerite ja kaubalaevade kohta. Need on ainult need, mis on palja silmaga nähtavad ja ma lugesin neid kokku 90. Ja tead, mõned neist on suunatud põhja poole, teised lõuna poole. Nii et tundub, et Iraani ranniku lähedal on üsna palju kahesuunalist liiklust. Igal juhul eeldades, et me ei saa siin ja sadama vahel vee peal pihta, on see minu raport teile Hormuzi väinast 29. märtsil 2026. Nüüd püüavad paljud Iraani pooldajad seda kujutada nii. Vaadake, Iraanil on nüüd täielik kontroll Hormuzi väina üle ja kõik, kes on Iraani kaitse all, võivad sisse ja välja liikuda. Aga kõik, kes on seotud Ameerika Ühendriikidega, ei saa sisse ega välja liikuda. Aga just siin unustavad inimesed ära, milles seisnes Hormuzi väina mõjuhoob ja millist mõjuhooba püüdis IOGC kasutada. Näete, need inimesed unustavad, et USA ei olnud kunagi otseselt sellest väinast sõltuv niikuinii. Parimal päeval jõudis võib-olla 1 või 2 Hormuzi väinast läbi sõitnud tankerist tegelikult Ameerika Ühendriikidesse. Tegelikult, kui me liidame kõik 2025 aasta andmed kokku, läks vaid 1% Hormuzi väinast pärit naftast tegelikult Ameerikasse. Nii et Ameerika Ühendriikide vaatenurgast ei olnud USA tegelikult kunagi mures sellepärast, kas Ameerika laevad saavad sisse ja välja liikuda. Aga Iraani vaatenurgast ei olnud nende mõjuhoob USA laevade peatamine. Nende mõjuhoob oli iga laeva peatamine. Näite, ainus mõjuhoob, mis Iraanil on kõrgemad naftahinnad. Kui hinnad jõuavad tasemeni, kus see muutub probleemseks riikidele üle maailma, lootis Iraan, et need riigid, Aasia riigid, Pärsia lahe riigid, Euroopa riigid avaldavad Ameerika Ühendriikidele survet selle sõja lõpetamiseks. Ja muidugi ei saa me unustada, et naftahindadel on suur mõju USA sisepoliitikale. Pole vahet, kas Valges Majas on demokraat või vabariiklane. Keegi ei taha kõrgeid naftahindu. Nii et Iraan tõesti lootis, et kui nad suudavad hoida naftahinnad piisavalt kõrgel piisavalt kaua, saavad nad avaldada survet Ameerika Ühendriikidele ja võib-olla saavutada vaherahu, kus neile tehakse palju järeleandmisi. Aga näete, kui Iraan tegelikult laseb tankeritel sisse ja välja sõita, laseb naftavoolul jätkuda, siis hinnad langevad. Pole vahet, kas see tanker läheb Hiinasse, Aasiasse või Euroopasse. Rohkem naftat turul tähendab, et hinnad langevad. Lihtne nõudluse ja pakkumise seadus. Ja see tähendab, et nende mõjuvõim tegelikult nõrgeneb. See tähendab, ainus põhjus, miks Iraan laseb tankeritel Pakistani või Hiinasse sisse ja välja sõita, on see, et majandus vajab seda nii hädasti, et nad on valmis kaotama oma ainsa läbirääkimiste trumbi, võib-olla ajutiselt, et tagada majandusele ellujäämiseks vajalik raha. Ma arvan, et see taandub kuulsa Napoleoni tsitaadini. Sõja võitmiseks on vaja 3 asja. Raha, raha ja raha. Ja tead mis? Tundub, et Iraanil hakkab raha otsa saama.